Tere, mina olen Kristiina Treier sihtasutusest Kiusamisvaba Kool. Tere tulemast esimesele mini-videoloengule teemal kiusamine, mis see on ja kuidas seda märgata. Kiusamine on üks päris tõsine probleem, mis puudutab kõiki, kes koolis käivad ühel või teisel moel, nii õpilasi, õpetajaid kui ka laste kaudu lapsevanemaid. Mitmed, sealhulgas ka rahvusvahelised uuringud näitavad, et Eesti õpilaste hulgas on kiusamine päris levinud probleem. Erinevate uuringute järgi kannatab ühe õppeaasta jooksul kiusamise all lausa iga 4. õpilane või iga 5. õpilane. See tähendab seda, et iga 4. või iga 5. õpilane kogeb õppeaasta jooksul seda, et mõni nende kaaslane teeb neile tahtlikult, korduvalt kahju, kusjuures õpilasel endal on ennast selles olukorras keeruline kaitsta. See on päris vana probleem, ka meie ise või meie õpilaste vanemad oma kooliajast võivad mäletada üht koma teist kiusamisest. Neil võivad olla omad kogemused, omad kokkupuuted. Kiusamist kui sellist nähtust on uuritud juba ka ligemale 50 aastat, nii et ka teaduspagas, mis kiusamise kohta tänaseks päevaks kogunenud on päris arvestatav. Kui me vaatame, kui paljud õpilased kogevad kiusamist oma kooliaastate jooksul, siis seda on nii palju, et seda võiks lausa normaalseks pidada. Iseküsimus on see, et kas teades, kui palju tõsiseid ja kahjulikke tagajärgi kiusamine õpilastele kaasa toob, kas me saame seda aktsepteerida suureks kasvamise loomuliku osana või see on midagi sellist, mille ärahoidmiseks me peaksime järjepidevalt ja tõsiselt pingutama. Ka järgneva õppematerjali osas on fookus sellele, et kuidas me saame kiusamist ära tunda, millised tagajärjed sellel on, ehk siis miks me peaksime püüdma kiusamist iga hinnaga ära hoida ja mida õpetaja tegelikult teha saab, mis võimalused ja valikud meil on, mis põhimõtted võiksid aidata meil edukalt tegutseda. Kiusamine. Nagu ma ka eelnevalt juba korra mainisin, kiusamine on selline käitumine, kus üks inimene või grupp käitub agressiivselt, teeb kahju meelega ja korduvalt ühele oma kaaslasele. Kusjuures sellel kaaslasel, kelle pihta neid asju tehakse, on keeruline ennast kaitsta. Need on kiusamise 4 defineerivat tunnust. Tehakse kahju, seda tehakse korduvalt, meelega ja jõudude ebavõrdsuse olukorras. Just nimelt seesamane korduvus on üks oluline aspekt, miks kiusamine võib jätta väga tõsised jäljed lapse arengusse, väga tõsised armid. Ehk siis tegemist ei ole oma olemuselt mingite üksikepisoodide jadaga, et üks kord tehti halba, teine kord tehti halba, 3. kord kiusati, piinati, vaid et ka seesamane aeg, mis jääb õpilasel nende erinevate episoodide vahele, mõjub teda kahjustavalt. Ehk siis juba hommikul kooli tulles või pärastlõunast kehalise kasvatuse tundi oodates on laps pinges, ärevil, sest ta ei tea, mis teda täna jälle ees ootab. Ja teine põhjus, miks kiusamine on väga tõsine ja jätab karme jälgi, on see, et see toimub jõudude ebavõrdsuse olukorras, ehk siis sellel lapsel, keda kahjustatakse, ta on mingil põhjusel nõrgemal positsioonil ja ta ei saa ennast selle kiusamise eest kaitsta, ta ei saa ise seda lõpetada. Ilmselt on ta proovinud kõik oma käepärased vahendid juba ära kasutada, kuid see ei ole õnnestunud, sellepärast saabki kiusamine jätkuda ja jätkub seni, kuni kõrvalseisjad ei sekku. Kõigile osapooltele on kiusamisel kahjulikud mõjud. Kõige esmane, mille peale me saame mõelda, on see, et keda kiusatakse. Temal saab väga tugevalt kahjustada tema sotsiaalne toimetulek, enesehinnang, minapilt, tema vaimne tervis võib saada suure trauma, ehk siis kiusamise all kannatavatel lastel on rohkem ärevust, on depressioonisümptomeid kuni suitsiidimõtete ja katseteni välja. Ja mis hästi ruttu kohe ka häirub, on suutlikkus õppida, sest pidev stressifoon, mida järgmist kiusamise olukorda ootav laps klassiruumis kogeb, ei lase keskenduda, ei lase mälul nii hästi töötada, kui ta võiks, nii et õppeedukus langeb, rääkimata siis õpimotivatsioonist, kuni selleni välja, et kiusamise all kannatavad lapsed hakkavad kooli vältima. Aga ei pääse puhtalt ka kiusajad. Ehk siis mis kiusajate puhul uuringud välja toovad, on see, et sellised agressiivsed käitumismustrid kipuvad kinnistuma, kui nad on edukad ja kiusamise puhul sageli on.
ja need mustrid lähevad täiskasvanu ikka kaasa. Ja näiteks kui Norras tehti üks pikk 30-aastane uuring, kus jälgiti neid lapsi, kes põhikoolis teisi kiusasid, siis leiti, et kui nad saavad noorte täiskasvanu ikka, siis neil on rohkem kui 4 korda suurem risk olla politseis arvel vägivaldse kuriteoga. Ehk siis kõik need pingutused, mida me suudame koolis teha kiusamise ärahoidmiseks, on samavõrra ka väga oluline vägivalla ennetus ühiskonnas. Ei pääse oma mõjudeta ka pealtvaatajad, kes on paratamatult klassikaaslastena kiusamise olukordades kaasas. Et klassis ei ole ühtegi õpilast, keda kiusamine ei puudutaks. See puudutab kõiki. Ja mis kahjud on pealtvaatajatele, ennekõike ka nende ärevusfoon igapäevaselt on üleval. Keegi ei tea kunagi, millal mina järgmine ohver olen või mis järgmiseks juhtub, sest enamus õpilasi ei kiida sisemas kiusamist heaks ja neil on paha, neil on ebamugav jälgida seda, mis klassiruumis toimub. Lisaks sellele moonduvad nende arusaamad ja normid sellest, kuidas üksteisega suheldakse, kuidas on lubatud üksteisega käituda. Ehk siis nad võtavad need väärastunud normid, need arusaamad ka hilisemasse täiskasvanu ikka kaasa ja sellised vägivaldsed suhted, kiususuhted võivad ka kergemini täiskasvanu eas juhtuda. Nii et kui me püüame ja pingutame ja tegutseme teadlikult selle nimel, et klassis kiusamist ära hoida, ennetada, siis me aitame kaasa igati paremini toimivate isikute kujunemisele. Me anname neile võimaluse kasvada parimaks iseendaks, teha julgemaid hariduslikke ja karjäärivalikuid ja nautida ka tulevikus edukamaid töösuhteid ja ka lähisuhteid. Kiusamine võtab väga erinevaid vorme, alates siis otsestest nähtavatest hetkedest, kus me tõesti näeme, et toimub mingi füüsiline rünnak, asjade kahjustamine, halvasti ütlemine, sõnadega kahju tekitamine. Neid on õpetajale täiskasvanul lihtsam märgata ja lihtsam ka sekkuda ja uuringud näitavad, et ka sellist nähtavat ja füüsilist kiusamist kipuvad õpetajad tõsisemaks pidama kui seda teist poolt, mida kohati on isegi rohkem, seda varjatud kiusamist, mida täiskasvanud, isegi kui nad pingutavad ja kõige parema tahtmise juures tahavad märgata, nad tegelikult ei pruugi näha või ära tunda. See on selja taga kuulujuttude levitamine, taga rääkimine, välja tõrjumine, suhetega susimine. See on see, et kui sa lased kaptenitel võistkondi valida ja siis seal on see viimane, kes on tunnist tundi viimane ja iga kord, kui ta meeskonnaga liitub, siis meeskond mitte ei rõõmusta, et jaa, me saime uue liikme endale juurde, vaid pigem on, et me ei taha teda. See on tõrjumine, see on varjatud kiusamine ja sellisel hetkel see paistab välja. Aga see on ka märkused, pilgud, repliigid, varjatud vihjed kellegi kehakaalu kohta. Et kõik see, kui seda toimub korduvalt, see mõjutab teise inimese enesehinnangut kahjustavalt, see on kiusamine. Me ei tunne seda alati ära. Varjatud kiusamisvormide alla läheb ka näiteks küberkiusamine. See on midagi sellist, mis sageli toimub kitsalt lasteringis või siis nii laias avalikkuses, et keegi võib-olla päris hetkel ei teagi, mis toimub. Ja küberkiusamise puhul meie kolleegid, õpetajad on rääkinud seda, et need juhtumid tulevad ilmsiks ainult siis, kui lapsed ise seda avaldavad. Sest need asjad toimuvad täiskasvanute eest peidus, teistes suhtlusgruppides, teistes ringkondades, me täiskasvanutena ei puutu sinna. Selle tõttu on väga oluline teha tõhusat ennetustööd, et lapsed üldse tuleksid ja annaksid märku, et midagi on valesti, kiusamine toimub. Igal juhul, kui sa märkad õpetajana klassiga tegutsedes, klassitunniks valmistudes, tunni ajal tegevusi tehes, et kaaslased teevad oma kaasõpilase pihta mingeid selliseid märkusi, tegusid, mille peale ta tõmbub endasse, läheb murelikuks, talle ei sobi see või näitab päris selgelt välja seda, et see olukord on tema jaoks halb ja ebamugav, siis märka seda. Reageeri sellele. Kui sul on võimalik peatada see tegevus, peata. Kui sa kahtled, mis see nüüd on, kui tõsiselt on vaja sekkuda, siis üks võimalus on see, et ka sa pärast näiteks tunni lõppu delikaatselt tõmbad selle kannatava õpilase kõrvale ja uurid tema käest usalduslikult, et sa märkasid, et tunnis oli sul keeruline. Mis toimub? Kas see oli midagi, mis juhtus esimest korda või on see midagi sellist, mis juhtub sageli? Kas sa vajad abi? Ja kui laps esimene kord isegi ei räägi, mis temaga toimub, siis kui sa oled korra ukse tema jaoks lahti teinud, on küllaltki tõenäoline, et järgmisel hetkel võib-olla ta juba räägib. Aga sina jälgid teda, hoiad silmad lahti.
Ja kindlasti hästi oluline on ka see, et kui sa märkad, et või sul tekib kahtlus, et mõnda õpilast kiusatakse, jaga seda tähelepanekut ka kolleegidega, uuri, kas nemad on ka midagi märganud. Võib juhtuda, et teised ka on kahtlustamas ja võib selguda, et laps tegelikult vajab abi kiusamisjuhtumi peatamisel. Soovin teile häid tähelepanekuid ja julgust.